Tere tulemast EBS-i ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava 19. tudengiettevõtete konkursile. Palju on neid, kes EBS-i tudengiettevõtete programmist on tuule tiibadesse saanud. Olgu nimetatud Wolf 3D, Vitaminwell, Nutiklaas, aga miks mitte ka Nobenaps. Eelmise aasta võitjaks oli Longboard. On siiski tähelepanuväärne, et mitte alati ei tee kõrgemat lendu konkursi võitja. Headeks näideteks on Wolf 3D, kes jäi sellel konkursil teiseks. Ja Nutiklaas, kes samuti ei võitnud. Võidu nimel on siiski mõtet pingutada, sest võitja saab EBS-i 2000 eurot äri alustamiseks. Kuid seda tingimusel, kui ettevõte on 1. septembriks asutatud ja esimesed tehingud toimunud. Kui see pole nii, läheb auhind teise koha omanikule. Kui ka temal ei ole kriteeriumid täidetud, võib auhinnale kandideerida 3. kohale jäänud meeskond. Juhul kui 3 parimast mitte keegi pole kriteeriumi täitnud, jääb auhind välja andmata. Aga selle üle otsustab žürii. Žüriisse kuuluvad EBS-i kantsler ja ettevõtja Mart Habakuk, EBS-i professor ja investor Tiit Elenurm, Startup Wiseguys esindaja Taag Ainsoo ning Wolf 3D asutaja Timmu Tõkke. Hinnatakse probleemi ja lahenduse selgust, turu mastaapsust, meeskonna võimekust äriplaan ellu viia aastaga ja muidugi ka presentatsiooni. Žüriile on varem saadetud meeskondade one-pagerid ja siin tohib iga žürii liige igalt meeskonnalt küsida ainult ühe küsimuse ja meeskond peab suutma sellele vastata 1 minuti jooksul. Võistlustulle läheb 14 tudengite tiimi. Kas oled mõelnud, et tavalise vee joomine on muutunud igavaks? Meil on sulle lahendus. Tere, meie oleme Annabel, Aleksandra, Elina, Triin, Mattias ja Jesper ning esitleme teile meie ideed E-Rapp, uuenduslik aroomikorgiga joogipudel. Meie ettevõte tegutseb korduvkasutavate pudelite äriharus, müües noortele ja aktiivsetele inimestele aroomikorgiga joogipudelit. Oma tootega rahuldame sihtturgu kuuluvate ostjate veetarbimise vajadust, pakkudes neile võimalust tunda tavalise vee joomisel maitset. Teiste korduvkasutavate pudelitega võrreldes on meil tavalise korgi asemel aroomikork, mis tekitab tavalise vee joomise juures tunde, et juuakse maitsega vett. Kui me võrdleme ennast teiste maitseveedega, mis sisaldavad tavaliselt endas rohkelt suhkrut, erinevad säilitusaineid, siis meie toote puhul juuakse tegelikult siiski tavalist vett, säästes sellega enda organismi liigse suhkru ja säilitusainete tarbimise eest. Nagu eelnevalt mainitud, on meie ideeks pakkuda inimestele juua tavalist puhast vett, siis seetõttu esmalt enne joogipudeli juurde minemist on meil teile lühike ülevaade vee tähtsusest. Vesi on kehale tervislik, kuna vesi mõjutab aju struktuuri ja talitust, et aju saaks töötamiseks piisavalt hapnikku. Ilma piisava veeta ei saa aju hästi mõelda. Vesi parandab nahatervist ja ilu, muutes selle kauniks. Samuti parandab vesi treeningu ajal jõudlust, andes energiat. Ja kas teadsite, et vee joomine treeningu ajal võib pikendada treeningu kestvust ligi 30 minutit? Paljud inimesed on unustanud magustatud jookide tarbimise tõttu vee tarbimise. Kui juua näiteks karastusjooke, siis sellel on ka teatavad mõjud inimesele. Kehakaalu suurenemine on suhkruga magustatud jookide tarbimisega seotud tugevamini kui ühegi teise toidu või joogi tarbimisega. Suhkruga magustatud jookide tarbimist seostatakse rasvumise tekkega, mis võib tekitada ainevahetussündroome, samuti südame-veresoonkonna haiguseid. Ülekaaluliste osatähtsus rahvastikus kasvab kiiresti, eriti
laste ja noorukite hulgas. Kui soovime vähendada suhkruga magustatud jookide tarbimist ja selle negatiivset tervisemõju, tuleb arvestada, et tarbimist mõjutab nende suurenenud kättesaadavus koolis ning tänu mõnede lapsevanemate soosivale suhtumisele ka kodus. Seega, puhta vee tarbimine on hoopis tervislikum. Meie missiooniks on pakkuda inimestele uuendusliku aroomikorgiga joogipudelit. Meie tooteks on joogipudel, mille huuliku küljes on aroomikork. Saadaval on erinevaid maitseid ning seega on igal kliendil võimalik valida endale meelepärane. Lisaks on ka kork kergesti vahetatav. Tegemist on loodussõbraliku pudeliga, kuhu käib sisse tavaline puhas vesi. Ühe aroomikorgiga, mis tekitab maitse lõhna kaudu, on võimalik tarbida umbes 5 liitrit vett. Toote valmistamisel on kasutatud samasid materjale, mida imikute joogipudelite tegemisel. Pudel on korduvkasutatav, põrutuskindlast materjalist ja suuruses 650 milliliitrit. Suu kaudu lõhnatajumise võime on teaduses tuntud tehnilise terminina retronaalne haistmine. Aroomid liiguvad neelu kaudu nina haistmiskeskusesse ja aju tajub neid seejärel maitsena. Olen kindel, et olete sellega tuttav. Kui teil on külm ja nina on kinni, ei maitse toit nii rikkalikult. Selle põhjuseks on asjaolu, et kuni 80% meie maitsest on põhjustatud lõhnast või meie haistmiskeskusest. Seetõttu mängib see väga suurt rolli meie maitsete tunnetamises. Pudelit saab igal pool mugavalt täita, kõik mida vajate on kraan või mõni muu puhta vee allikas ja seejärel võite võluda värske, tervisliku ja jätkusuutliku joogi. Meie süsteemi abil saate maitset igal ajal paindlikult muuta. Kui teie lemmikmaitse pole veel meie sortimendis, saatke meile oma ettepanek. Teoreetiliselt saame teha kõike, mis lõhnab maitsvalt. Aroomi aktiveerimiseks tõmmake lõhnakork üles kuni näidatud jooneni. Selles asendis saate maitset nautida ja sellest rõõmu tunda. Maitseelamuseks peate huulikust vett imema, pudelit kallutama ei pea. Kui te ei soovi vahepeal maitset, võite lihtsalt aroomikorgi alla vajutada. See lülitab aroomikorgi uuesti välja ja ei saa tühjaks vahepeal. Kork katab huuliku, deaktiveerib aroomikorgi ja sulgeb kogu pudeli veekindlalt. Enne kaane sulgemist on oluline jätta aroomikork joogipudelile. Pärast pudeli avamist tuleb aroomikorgi funktsioon uuesti aktiveerida. Meie visiooniks on saada aroomikorgid toidupoe kettidesse. Soovime, et inimesed ei läheks endale juua valima mitte enam joogiletist, vaid läheksid hoopis meie aroomikorkide juurde. Ühe pudeli ja 3 korgi eest peab välja käima 30 eurot. Oleme arvutanud ärikasumi esimese aasta kohta ning meie arvutuste kohaselt peaks see olema 17 000 eurot ning teiseks aastaks 31 000 eurot. Meie täname kuulamast, oodatud on teie küsimused. Selliselt kasutatakse täna plastikut. Ühte sellist pakendit kasutatakse maksimaalselt 1 kuu ning seejärel visatakse minema. Ainuüksi USA's ostetakse enam kui 900 miljonit plastikshampoonipudelit aastas. Selle kogusega saaks täita rohkem kui 5000 lauluväljakut. Kui nüüd lisada sellele hotellides kasutatavad ühekordsed šampooni ja balsamipudelid, mis asendatakse iga uue kliendi saabudes, siis on need numbrid hoomamatud. Kuna enamus sellest plastikust taaskasutusse ei lähe, leiab see oma tee ookeani või prügimäele. Seega, rohkem taaskasutust ei ole lahendus, vähem plastikut on. Oleme tiimist S-Cube ja meie eesmärk on hoida kokku miljardeid liitreid vett ja miljoneid plastikpudeleid, et vältida nende sattumist prügimäele või ookeani. Kas teadsite, et vedešampoonid, balsamid ja dušikeelid sisaldavad ligi 80% vett? Selle koguse veega, mis nende peal raisatakse, saaks anda kõikidele maailma inimestele mitu klaasitäit vett. Suur veesisaldus juuksehooldusvahendites toob esile ka teisi probleeme. Näiteks on lennufirmad kehtestanud vedeliku piirangu, mille tõttu on vajalik leida lahendusi, kuidas reisile kaasa võetavate vedelike kogust vähendada. Meie toome turule tahked šampoonikuubikud, mis on ökoloogilised ning pakendatud taaskasutatavasse materjali. Seega on meie kliendi ökoloogiline jalajälg minimaalne ning mis kõige tähtsam, hoiame kokku aega, mis kulub reisides šampooni ümberpakendamisele.
Tootmisel pressime juuste hooldamiseks vajalikud komponendid kuubikukujuliseks, jättes välja vee. 1 kuubik võrdub 1 pesukorraga. Selliselt on meil võimalik hoida oma pakend väiksena, et seda oleks mugav pakkida ka kohvrisse. Siin on näha, kuidas meie toode toimib. Tee lihtsalt juuksed märjaks, purusta kuubik käes, lisa paar tilka vett ja kasuta nagu tavalist šampooni. Meie kliendiks on peamiselt reisivad või matkavad inimesed ning hotellid. Müügikanaliteks on e-pood, lennujaamad ja muud kauplused. Meie 2020. aasta kasumiprognoos on ligi 20 000 eurot. 2021. aasta kasumiprognoos on aga ligi 180 000 eurot ning 2022. aasta kasumiprognoos on juba ligi 450 000 eurot. Meie suuremaks eesmärgiks on jõuda võimalikult kiiresti eksportturgudele ja koostööni hotellidega, kes jagavad meiega samu väärtusi ning ühtlasi aitaks see 10-kordistada meie kasumit. Tänaseks oleme valideerinud ideed, uurinud turgu, oleme loomas e-poodi ning teinud valmis oma esimese toote. Meie järgmisteks sammudeks on läbirääkimised koostööpartneritega pakendi osas, e-poe avamine, sotsiaalmeedias jälgijate arvu suurendamine ning tootevaliku laiendamine. Meil on tugev ja kokkuhoidev tiim, milles on 4 liiget, tegevjuht, turundaja, tootmise finantsjuht ning mentor, kellel on üle 10 aasta ettevõtluskogemust. Meie ambitsiooniks on pakkuda hooldatud välimust mugaval ja loodussäästval moel. Kuigi täna lennureise ei toimu, siis usume, et võidab see, kes langusele valmistub tõusuks. Aitäh! Ka meil on väike faktisegment teile nagu eelmistel ja ma küsin teilt kõigilt. Kas sina tead, et meie planeeti valitseb plastik? 79% plastikust lõpetab kahjuks looduses ja iga minut visatakse ookeanisse terve rekka täis prügi. Ja selle tulemusele maailma suurim prügisaar on 3 korda suurem kui terve Prantsusmaa pindala. Ja prognoos on, et 2050. aastaks on meres rohkem prügi kui kalu. Ja meie eesmärk on seda numbrit vähendada läbi enda äriidee. Meie äriideeks on siis toota kehahooldustooteid, mida on pudeli tühjenedes võimalik sama tootega uuesti täita. Esialgne toode on siis meil kätepesuseep ja kätekreem. Ja mõlema jaoks müüme suuri taastäitmiseks mõeldud pakendeid, et klient ei peaks endale siis igakuiselt või ükskõik tihti uut plastikust toodet ostma. Ja ühest pakendist jätkub siis vähemalt 3 korraks. Me mõistame, et seebi näol on tegu esmavajaliku tarbetootega ja paljud soovivad oma ökoloogilist jalajälge vähendada tänapäeval, nii et saab need 2 ühendada. Nagu keskelt näha, siis meie täitepakk on selline natukene teistsugune ja vahvam, kui tavaline täitepakk võiks olla. Et see on siis tegelikult tetrapakk, nagu tavaline piimapakk. Ja ta on siis heast materjalist, enamasti on ta nagu paber, väljas on õhuke plastikukiht, et selles saaks olla üldse mingi disain peal ja sees on siis fooliumikiht, et toode püstiks värske. Et see on oluliselt parem variant, kui osta kogu aeg uusi seebidosaatoreid. Ja ma ka demonstreerin teile seda. Oletame, et see on meie toode. Ei ole veel, aga midagi sellist tuleb. Toode saab tühjaks. Sa ei lähe poodi uut ostma. Sa oled tellinud juba poest refilli tetrapakendis. See ka ei ole meie oma, aga oletame. Teeled ära ilusti ja paned kappi tagasi refilli ja sul on uuesti ilus täis seebidosaator. Ja sa ei pidanud selle jaoks tarbima plastikut juurde. Meie sloganiks on siis hashtag One is enough, ehk siis 1 on piisav. Tähendab siis meie klienti ei pea muretsema, et endal iga kuu uus seep muretseda või mis iganes toode, vaid saab seda siis täita ja piisab 1. Nii, millised meie tooted siis on? Nagu ma mainisin, siis esimesena teemegi kätepesu seebi ja kreemi. Toode on selline minimalistlik Skandinaavia disain ja meie üks põhilisi eesmärke on ka see, et sobiks igasse vannituppa, et vahet enam, mis disain on, see näeb seal ikka ilus ja äge välja. Toote sisu on hästi selline naturaalne ja helsu nahale, kindlasti ka vegan ja julmuse vaba. Ja lõhnad on inspireeritud siis rohkem nagu Põhjamaa loodusest, et me ei tee mingid küpsise või vanillelõhnalisi asju,
et pigem mõelge nagu Kadakale ja Jõhvikale. Ja koostööpartneriks praegu me oleme leidnud siis sellise vahva poisi, kellel on ettevõtte Natural Brother. Tema teeb ka selliseid looduslikke kehahooldustooteid ja tema oli nõus siis meile tegema esimesed seebid ja kreemid. Aga tulevikus kindlasti plaanime teha koostööd mõne professionaalse siis tootmistehasega, kes saaks meile teha suures koguses seepi. Ja dosaator ise siis tegelikult on plastikust. Kui te mõtlete, miks plastiku ja me ise plastiku vastu nii väga võitleme, siis see selline ühekordne ost ikkagi. Et esialgne mõte oli teha klaasist dosaator, aga me saime päris kiirelt aru, et see ei ole parim variant 3 põhjusel. Esiteks, klaasi tootmine nõuab rohkem energiat kui plastiku tootmine. Teiseks, klaas on palju kallim, mis viiks meie toote hinna oluliselt kõrgemaks. Ja hetkel eriti, kui klient on nii hinnatundlik, siis me ei näe sellel nagu mõjuvat põhjust. Ja kolmandaks, plastik on vannitoas palju ohutum kui klaas. Mõtleme ka lastega peredele, et neil oleks ka meie tootega turvaline olla. Ja kuigi see etikett on meil hästi kvaliteetne, et aasta-kahega tema mitte midagi juhtu, isegi kui ta vett saab väga palju, siis kui kliendile ei meeldi ta toote välimus, siis ta toob selle meile tagasi ja me anname talle siis tühja dosaatori uue asemele. Nüüd räägime siis natuke konkurentidest ja meie konkurentsieelisest, et tegime sellise uuringu, et saada siis aru, et mida tänapäeva tarbija üldse oma toote juures eelistab ja saime aru, et väga oluline ongi see looduslikkus ja ka disain. Siis tegime sellise positsioonikaardi siia, et saaks kergemini aru, mida me tahame öelda ja teeme siis oma konkurendid ja enda Fjordi siis siia kaardile. Puhas loodus ja joik on Eesti turu suhteliselt tuntud, aga nende miinus on see, et nad ei ole eriti keskkonnasõbralikud. Et ainuke asi keskkonnasõbralik nende juures on siis need looduslikud koostisosad. Kõige keskkonnasõbralikum on Omacare, mis siis on meie konkurent sellepärast, et samuti nemad siis kasutavad taastäitesüsteemi. Aga nende miinuseks on see, et nemad saavad seda lubada ainult poes, et sa pead sinna koha peal minema, võtad oma potsikud kaasa ja siis täidad need ära. Et me teame, kui kiire tänapäeva inimesel on, et meie ettevõte siis annaks oma kliendile võimaluse tellida seda siis läbi veebikeskkonna ja see tuleb sul koju või pakiautomaat ja saad ise seda täita jooksvalt, et umbes seda jätkub umbes 3 kuuks. Ja siis on selline ettevõte nagu Tool, mis on väga selline skandinaavialik, ilus ettevõte ja rõhk on neil eriti pannud disainile, aga nende miinus on jällegi see, et nad teevad ainult meestele tooteid ja samuti nad ei ole niivõrd keskkonnasõbralikud. Seega kokkuvõttes ongi meie toode keskkonnasõbralik, mugav, sest taastäidet saab ka veebipoest tellida ning samuti siis üritame disaini peale rohkem rõhku panna. Nii, ja siis räägime nüüd finantsprognoosidest. Et meie turu suurus on umbes 600 000 inimest, sinna alla lähevad siis tavatarbijad ja ka hotellid ja restoranid, et arvutasime siis selle põhjal välja käibe järgmiseks ja ülejärgmiseks aastaks, et me arvestame siis sellega, et järgmisel aastal me pigem tegutseme Eesti turul ja pigem on siis fookus toote arendamisel, tahame disaini peale mõelda ja kui me oleme tootega väga rahul, siis me liiguksime hõlmaksime kogu Baltimaad ehk siis ka Lätisse ja Leedusse ja meeldame, et meil on siis rohkem hotelle ja restorane, kes meiega koostööd teeksid. Aga need on hetkel meil sellised tulevikuplaanid, visioonid, et kindlasti on vaja palju tööd veel teha ja siis saame sealt edasi liikuda juba. Aga mina ja Nett täname teid kuulamast ja oleme valmis küsimuste jaoks. Tere austatud kuulajad, minu nimi on Steven Luuk ja mina tahan teile tutvustada oma äriideed, milleks on CBD kanepitoodete müümine. Meie pakume tooteid, mis on tehtud CBD kanepist, nagu näiteks CBD kanepõis, erinevad õlid ja kosmeetika, mille alla kuuluvad kreemid ja kehahooldusvahendid. Meie ettevõtte missioon on pakkuda kliendile turul olevat parimat toodet erinevates kategooriates. Soovime oma tooteid müüa ka välisturgudele, milleks on Soome, Läti ja Leedu. Tahame avada ka füüsilise poe ja 2021. aasta suveks tahame olla turuliidrid Eestis CBD kanepi toodete müüjatele.
Ettevõtte suurimaks visiooniks on arendada Strain kaubamärki. Mitte ainult CBD toodete müümisel, vaid tulevikus on suur soov tegeleda rohelise energiaga. Meie sloganiks on We prefer nature. Meie arvamus on, et sellisel maailmavaatel on väga suur potentsiaal, kuna kui näitena tuua, millised on praegused, siis ütleme kütused, kilekotid, tööstused ja nii edasi, mis seal valdkonnas on, siis kausallarid reostavad meie maailma väga-väga palju ja mingi hetk peab see muutuma. Siis tahamegi meie sellest osa saada, tehes maailma paremaks kohaks ja ka ise selle pealt kasu teenida. CBD aitab erinevaid haigusid ja konditsioone leevendada. Alandab südame-veresoonkonna haiguste riski, väga hästi aitab ärevuse, stressi ja depressiooni vastu. Aitab inimesi, kellel on probleeme magamajäämisega või kes tahavad parandada unekvaliteeti. Kreemidel on naharakkudele väga hea toime ja aitab nahka vananemise vastu. Lisaks tean, et paljud inimesed kasutavad CBD-õli pohmaka vastu ja see pidi väga hästi toimima. Ning inimesed, kes on sõltuvuses psühhotroopsest kanepist, leiavad äkki meie toodetest alternatiivi. Meie peamisteks turunduskanaliteks on Instagram ja Facebook, kuhu tulevad erinevad postitused toodete kohta ja nende mõju kohta, et millele teatud toode, mille vastu aitab. Lisaks kodulehel hakkame kirjutama blogi. Kuna meie tooted võivad algul teatuid kahtlusi tekitada väga palju kõneainet ja paljud ei ole täpselt CBD-st üldsegi teadlikud, siis seal saavad nad pikemalt lugeda erinevate toodete kohta, et mis see siis täpsemalt on ja mille vastu see aitab. Ja siis oleme rääkinud hetkel ka influenceriga, kes hakkab meie tooteid läbi sotsiaalmeedia reklaamima. Sihtturuks on enamasti need inimesed, kes siis loodavad saada meie toodetest mingisugust meditsiinilist abi. Aga samuti võivad ka olla inimesed, kes lihtsalt soovivad parandada üldist heaolu, kuna tänapäeva kiires elus tekib ikka stress ja pinged. Konkurente on, aga mitte palju ja täiesti kindlad turuliidrid tekkinud ei ole. Arvatavasti on põhjuseks see, et uus valdkond, seega ka uus turg, mis on meie jaoks positiivne, kuna meil on seega lihtsam turule siseneda. Meie konkurentsieelisteks on esiteks see, et meie tooted on rahvusvahelisel CBD Expol väga kõrgelt tunnustatud ja teiseks ühelgi meie konkurendil ei ole oma kodulehel premeerimissüsteemi. See tähendab seda, et neil puuduvad VIP-kliendid. Ja meie arvame, et see on väga oluline, kuna kui klient tunneb, et ta saab mingit soodustust ja teda koheldatakse paremini, siis see annab talle kindlustunde. Oma tooted tellime sisse hulgimüüjatelt Šveitsist. Neid tooteid hakkame müüma läbi oma veebipoe, oma nime ja oma logo alt. Algul müüme Eesti, aga kuna tegemist on suhteliselt uue turuga, siis tahaks ka oma tooted saada võimalikult kiiresti Soome, Läti ja Leetu. Me valisime sellise logo ja nime sellepärast, et nagu eelpool oma visioonis mainisin, siis me ei taha ainult CBD valdkonda jääda. Ja selline logo ja nimi sobib ideaalselt meie arvates. Kui tooted tellime sisse, siis pakendame need ümber oma disainiga pakenditesse, mille disain valmib peatselt. Ma näiteks teile ka koduleht, mis on veel, ei ole veel täitsa valmis, aga annab juba mingit jume. Nii, see on siis koduleht. Esimene slaid on, et saad natuke tutvuda õlidega, siis on liitu meiega, siis see annab kohe teada, et mis boonused on, kui meiega on liitud. Ja ongi, et tuttud CBD-ga lähemalt. Kui inimene, kes on maandunud siia lehele ja ei tea, mis see on, siis ta saab kohe siia tuleb plugin, mis viib ta otse siis blogisse. Nii, siis siin on all, et saab poodi minna, siin on, mis see meditsiiniline kanep üldse siis täpsemalt on ja mis positiivsed punktid, tarneviis makseviisid, siin on poe plugin, veist, kontakt, poes praegu pildid on valed tegelikult ja sellised pildid. Aga no ongi tavaline veebipoed, siis saad õli osta, klient saab vaadata igale tootele peale vajutad, siis on tutvustus, kõik on olemas. Aga mina sellega lõpetaks, kas on teil küsimusi? Tuxbox sündis probleemist. Probleem oli siis selles, et meie kui tudengid tahame süüa lõunad võimalikult soodsalt ja selleks me võtame siis kodust kaasa lõunakarpidega toitu.
aga kahjuks need lõunakarbid, mis poodides on, need ei hoia sooja ja üldiselt see toit, mida me peame kaasa võtma, on siis kas mingid näksid või siis mingisugused salatid. Ja peale selle probleemi nägemist me leidsimegi siis nii-öelda lahenduse, kuidas võiks seda nagu lahendada. Ja kogu sellest probleemist sündiski Luxbox ja meie probleemi lahenduseks oleks, et me tuleksime turule termose põhimõttel töötava lõunakarbiga, mille eesmärk on siis pakkuda võimalust võtta kaasa kodus soojaks toite, siis kus iganes vaja on või kus minemas olete. Ja kaasavõtmise teeb mugavaks see, et Luxboxi karbid on funktsionaalsed, erineva suurusega ja kompaktsed, ehk siis näiteks kui on vaja karb kuskile arvutikotti ära mahutada või midagi sellist. Ja lisaks kvaliteedile on meie karbid ilusa disainiga ja mis peamine, nad hoiavad sooja kuni 5 tundi. Ja meie siis kui Luxboxi peamine soov ongi muuta arvamust, et kaasavõetav toit peab olema reeglina külm või ebatervislik. Nagu siis meie turu-uuringust selgus, siis meie põhiliseks sihtturuks on siis eelkõige üliõpilased, kes on siis valmis investeerima meie kvaliteetsesse tootesse. Et tudengite kiirest elutempost siis tulenebki vajadus süüa sooja toitu kodust väljaspool, ehk siis koolis, töö juures ja vajadusel ka mujal siis. Eelmise aasta haridusministeeriumi statistika andmetel õpib Eestis 46 154 üliõpilast, ehk siis kõigil akadeemilistel kraadidel kokku on see arv. Ja eeldades, et käesoleva aasta lõpuks jõuame siis vähemalt 140 neist, siis meie netokäive esimese aasta lõpuks oleks 3500 €, millest siis tootmis- ja turunduskulud maha arvestades oleks puhaskasum 610 €. Kuid kui me jätkame aktiivselt oma karbide müümist, siis jõuame 2021. aastal vähemalt 650 kliendini ja puhaskasum aasta lõpuks oleks siis 3827 €. Ning kui me ülejärgmisel aastal jõuame siis vähemalt 9 inimesini juba, siis oleks puhaskasum juba aasta lõpuks 10 000 €. Ja see siis rõõmustab nii meid kui ka meie kliente, kes meie karbikesi ostavad. Harjumaal on ligikaudu 599 000 elanikku, millest leibkonnad on 44% ja 17% on lastega pered. Neil kõigil on mitu ühist probleemi: karantiin, ajapuudus, vinguvad lapsed ja otsus, mida täna kodus süüa teha. Tere! Meie oleme Estonian Business Schooli esimese aasta tudengid. Minu nimi on Grete-Liis Piller ja mina olen meie tiimis turundusjuht. Tere! Minu nimi on Karina ja mina olen tootmisjuht. Lisaks minule ja Gretele on meie tiimis veel Merili, kes on finantsjuht. Arvame, et siinkohal saab suurem osa meiega nõustuda, et päris raske on otsustada, mida kodus süüa teha ja üleüldiselt leida aega söögi tegemiseks. Siin lahendab selle probleemi meie äriidee, mille nimeks on Miili. Tahame tuua turule juba Ameerikale tuttavad toorainekomplektid ehk miilikitid. Miili on teenus, mis pakub toorainekomplekte. Komplekt sisaldab valitud roa jaoks vajalikus koguses toorainet ja step by step retsepti, mille järgi saab endale söögi lihtsasti valmistada. Miili tellimise teekond algab veebilehel, kus klient saab endale valitud meelepärase roa ja portsjoni, mida ta soovib endale valmistada. Toode tuuakse seejärel Miili kuller teenuse poolt kliendile sobival ajal sobivasse kohta. Meie müüme oma toodet inimestele, kellel napib söögi tegemiseks aega ja ideid.
Meie sihtturuks on kliendid, kes põhiliselt vastutavad majapidamises söögi valmistamise eest. Sihtturu suurus on ligikaudu 10% Harjumaa elanikest. Hetkel oleme keskendunud klientidele, kes elavad Harjumaal populatsioonirikastes kohtades, näiteks Viimsi, Kakumäe ja Õismäe. Sihtturu esindajateks on meil pereemad, pereisad ja tudengid. Me teeme ka koostööd ühe tudengiga, kes on pühendunud tervislikule eluviisile ja räägib nüüd iseendast ja meie vahelisest koostööst. Hei, mina olen Nõmme Laaren ja ma olen 20-aastane noor treener ja füsioteraapia tudeng. Ma armastan täiega liikumist, sporti ja kõike, mis tervisliku eluviisiga seondub. Ja peamised treenid, mis ma annan, on siis rühmatreenid ja need on mega intensiivsed. Ja samuti ise ma armastan intensiivseid treene, aga et neid treene kõike jõuaks ära teha, on vaja ka normaalselt süüa, just vajaduste põhiselt süüa. See tähendab seda, et igale kehakaalule, inimese vajadustele, kõigele vastavalt siis on toidukaalud, grammid. See võtab mega palju aega minu meelest vähemalt loomulikult, kui sa oled seda ka harjunud, siis see on juba sinu jaoks täiesti tavaline, aga kui sa alles alustad, on mega hea, kui sul oleks juba nagu kaalutud toiduained olemas. Võid siis valmistada endale kiiresti, lihtsalt maitsvat söögi. Enda kogemuse põhjal võin tuua näiteks selle, kuna nädala sees olen ma tudengina Tartus ja nädalavahetustel ma tulen tihti Tallinnasse, siis ma ei jõua alati kogu toitu ära süüa, mis võib lõppeda vahel ka toidu raiskamisega. See probleem on väga aktuaalne ka teiste majapidamistes ning Meali üks põhimõtetest lisaks vajaduste põhisele toitumisele ongi toidu raiskamist ülemaailmselt või vähemalt Eesti põhiselt siis vähendada. Oleme juba väga põnevil, et Meali tooteid Eesti turul näha. Samuti ootan põnevusega, et maitsvaid toiduretsepte hakata valmistama koostöös Mealiga. Ja ma olen täiesti veendunud, et selline toode Eesti turul peaks olemas olema. Meali turule toomiseks on vaja rahalist sisendit ja mida me teeksime selle investeeritud rahaga? Esiteks, komplektide kokkupanemiseks on vaja vastavaid pakendamismaterjale ja ka tooraineid. Tooraine enda töötlemiseks on vaja tööpinda ja värskuse säilitamiseks külmikuid. Meil on eelnevalt loetletud töövahendite jaoks vaja kokku 5000 eurot. Oleme koostanud ka finantsprognoositabelid, kus me näeme, et 3. aasta lõpuks on kasum umbes 34 500 eurot. Progressi osas hetkel meil on asukoht, kus me saaksime äriideed toota ja nagu eelnevalt mainitud, siis on ka influencer, kellega me teeme retsepti osas koostööd. Veebileht on hetkel poolik, aga mais me juba oleme valmis selle üles panema ja sinna lisama ka esimesed tooted. Mais on ka plaanitud esimene turundamine sotsiaalmeedias, täpsemalt siis Instagramis ja Facebookis ja kindlasti ka tulu teenimine. Ma olen Pärnust pärit tüdruk. Minu nimi on Randi. Minu nimi on Gertrud. Minu nimi on siis Annela Veebel. Ma olen Ruuben. Mina olen Sandra Raju. See oli kuskil 3 aastat tagasi, kui ma otsustasin arsti juurde minna, et uurida välja üldse mille vastu ma olen allergiline. Ma arvasin aastaid, et ma ei ole millegile allergiline, aga umbes aasta aega tagasi selgus, et tegelikult on teistmoodi. See oli kohe pärast seda, kui ma olin saanud oma allergiatesti vastused ja siis ma läksin poodi ja ma olin tõsises ahastuses. Kui ma olin 10-aastane, siis diagnoositi mul tsüliaakia. Paar aastat tagasi avastati mul ka laktoosi talumatus. Mina olen siis talumatu gluteeni suhtes, kaseini suhtes, mis on siis sisuliselt piimavalk ja lisaks sellele ka muna. Mis juhtub nende kehas, kui tekivad erinevad reaktsioonid? Minul tekib eelkõige sügelus suus, huultel, huuled võivad paiste minna ja kõige raskem võib-olla selline asi on allergiline astma. Nina on öelda siuke kinnine ja tilkuv. Laktoosist hakkab kõht valutama ja diabeedi pärast madala ja kõrge veresuhkruga on enesetunne halb. Pea hakkab valutama või ringi käima. Ma ei saa endale lubada libastumisi. See mõjutas minu pereelu päris tugevalt, kuna ma elasin tollel ajal oma vanematega ja meie perest tegi süüa ema, kes pidi siis nüüdsest nagu välja vahetama kõik peaaegu oma põhitoiduained nagu piim,
jahu ja muna, siis tema jaoks oli see nagu väga aeganõudev protsess. Ema hoolitseb, et saaksin võimalikult laktoosivaba toitu ja koolis väldin neid toite, milles ma tean, et on laktoos. Söövad nüüd ka nemad samu sööke, mida mina. Lihtsalt nad peavad jälgima, et nad oma saia minu taldrikul ei toetaks. Etiketid, väga kriitiline faktor, sest seal tekib usaldus selle kaupmehe või selle tootja ja tarbija suhtes. Kui minu tervis tegelikult sõltub üsna palju sellest, mis selle sisse pandud on, siis tähendab, et ma pean usaldama seda teist poolt. Jälgin küll toidu etikette päris palju poes ja ma püüan jälgida neid niimoodi, et mitte hulluks minna, aga et kui mul on võimalik teha leebem valik, ehk siis näiteks mõeldes kaloraaži peale või mõeldes toitainete peale, et siis ma ikkagi püüan teha valida sellise toote, mis on mu kehale kasulikum. Riikides, kus siis nagu etiketid on ingliskeelsed, see ei ole minu jaoks enam probleem, sest et ma olen endale lihtsalt teinud nagu nii puust ja punaseks selgeks, mida ma süüa tohin ja mida ma süüa ei tohi. Muude keelte puhul proovime lihtsalt ära tõlkida, millises veerus on sõna süsivesik. Olen oma elu jooksul pidanud erinevaid etikette lugema nii palju. Tere, mina olen Lisette, ma olen Scanniti tegevjuht ja selle tiimi rööprähkleja. Probleem, mida Scanniti tiim täna üritab lahendada, on täna väga aktuaalne ja samas tõsine, sest et tegemist on siiski inimeste tervisega. Tänaseks oleme välja töötanud Scanniti tiimiga rakenduse, millega on võimalik meie klientidel lugeda väga kiiresti etikette ning sealt tuvastada siis need toiduained, mis võivad tekitada meie kliendile reaktsioone. Lisaks annab ka võimaluse uutele toodetele ja ka inimese arengule, et ei ole vaja jääda ainult ühtede kindlate toiduainete juurde, millega sa tead, et sul ei teki seda allergiat või talumatust või muud haigusnähtu ning on võimalik liikuda edasi ja uute põnevate maitseelamuste poole. Nagu te ka juba kuulsite meie videos osalenute lugudest, et elada mõne allergia või talumatuse või lihtsalt elu eesmärkidega ei ole tegelikult kuigi lihtne praeguses maailmas. Ning seetõttu ma kutsun ka teid üles mõtlema oma tuttavate või lähedaste peale või kas või ise enda peale, et mis on just sinu tervise jaoks parem. Tere, mina olen Laura ja mina olen Scanniti tootmisjuht ja täna räägime teile konkurentsiseisust turul ja kuidas me neist ees püsime. Meie põhikonkurents hetkel Eestis on Elisa elustiil ja MyFitnessPal. Nende äppides on samuti võimalus skännida, kuid keskendutakse pigem kaloraažile ja toiteväärtusele. Aga meie äppis on lisaks sellele võimalus ka näha koostist ja oma allergeeni ja talumatuse. Mis on meie strateegia selle kõige juures, kuidas me neist paraneme ja mis annab meile edumaad. Me alustame algusfaasi skanneerimisega, siis järgmine faas on menüü lisamine ning ka toidunimekirjade tegemine. Tahame ka oma klientidele luua kogukonna, kus on näiteks videoõpetused ja erinevad blogipostitused. Teisest faasist liiguksime edasi kolmandasse faasi, kus keskendume koduloomadele ja kodukemikaalidele. Järgmisena tahaksime edasi liikuda faasi, kus klient saab skanneerida oma tervisetooteid ning ravimeid. Ehk siis meie strateegia on pidev edasi arenemine, eriti just algusfaasis, kuid me erineme selle poolest, et see arenemine ei lõppegi mitte kunagi ja uusi asju lisandub regulaarselt. Ja see kõik on selleks, et kasutajal ei hakkaks igav ning äpp areneks koos temaga ja pakuks talle alati huvi. Ja selle kõik aitavad meil saavutada meie 2 väga toredat ja usinat arendajat. Tere, minu nimi on Anella ja mina olen siis Scannitist turundusjuht ja iseloomustaksin ennast kui positiivse, aga tihti väga terava keelega. Aga täna räägin teile siis Scanniti sihtturust ja turundusest. Meie klient on siis kindlasti arvamusel, et üks indiviid suudab maailmas palju ära teha. Ta soovib olla teadlikum sellest, mida tema toit, kodukemikaalid, loomatoit, kosmeetika, võib-olla ka ravimid sisaldab. Ja samamoodi ta tahab olla kindel, et see, mida ta sööb, on talle kasulik, mitte kahjulik. Meie potentsiaalse sihtturu suurus on siis 74 miljonit inimest. Seda arvutus me tõesti nagu taevasti võtnud. See tuli siis Tamsum summi abil, kus me võtsime Euroopa kogu elanikkonna, 73 miljardit. Siis 40% sellest rahvast on siis mingi sorti allergia ja iga 6 meie arvutuste järgi kasutaks siis meie äppi. Turunduse juures mängib siis olulist fakti see, et kui meie kõik arendusfaasid on läbi, siis kondub meie äpp enda alla väga palju erinevaid alakategooriaid,
mis tähendab ka seda, et loodetavasti on rohkemate valdkondade ettevõtjad nõus meiega koostööd tegema. Et näiteks siis looma osas, miks mitte teha koostööd suurimate loomakettidega nagu Pet City, tervises kindlasti Synlabiga, kes pakubki toidust talumatusteste, võib-olla erinevate toidupakettidega, kes oleks huvitatud koostööst, kosmeetikabrändid, kodukeemia brändid, nimekiri on üsna pikk ja tänu nendele oleks ka meie turunduskanalites võib-olla lihtsam jõuda uute potentsiaalsete klientideni. Tervist! Mina olen Hann-Hendrik Piho, tegelen finantspoolega. Kui me vaatame, kuhu panustavad täna Apple ja Google, siis Tim Cook on näiteks öelnud, et tehnoloogiaäri on kopikas võrreldes meditsiiniäriga 7 triljonit. Nutividinatest saavad meditsiiniinstrumendid ja üha enam inimesi otsib abi doktor Google'ilt. Meie pakume oma klientidele võimalust investeerida oma tervisesse 1 kuus 3,99 ja lojaalsemad kliendid saavad valida 3 kuu paketi 9,99. Investoritele pakume võimalust meiega ühineda, klientidele lisandväärtusena ajavõitu. Näiteks kui meil on esimese aasta lõpus 10 000 klienti, kes kõik käivad 2 korda nädalas poes, võites keskmiselt 3 minutit. See teeb ühes nädalas 1000 tundi ajavõitu, ühes aastas 2000 päeva. Teisisõnu, kõik meie kliendid kamba peale kokku säästavad 1 aastaga 5,5 aastat aega. Eesmärk on esimese aasta lõpuks 10 000 tasulist klienti. See teeks ettevõtte puhtaks kasumiks 35 000 eurot. 3 aasta lõikes on eesmärk 200 000 klienti. Sellisel juhul küündiks ettevõtte puhas kasum 700 000 euroni. Tervist, mina olen Rasmus. Mina olen Kertu. Mina olen Martin. Mina olen Karl Roomet. Selge, me oleme siis Studentpraxis, et alustame. Et ma tooksin välja siis probleemi, et eraldi tooksin välja oma kogemuse, kui mina käisin kunagi kutsekoolis kokanduserialal, kus siis pidin reeglina leidma endale ise praktikakoha. Kooli poolt oli küll antud mõned variandid, kuid antud nimekiri oli reeglina hästi lühike ning arenguvõimalused antud ettevõtetes olid minu meelest limiteeritud. Selle tõttu otsisin ise alati praktikakoha, kus ma tunneksin enda maksimaalset pingutust ja enesearengut. Meie ideeks on siis Studentpraxis, mille eesmärgiks on luua keskkond õpilastele, et neil oleks kergem leida praktika kohta. Ettevõtetel on võimalus meie keskkonda lisada üles kuulutusi ning läbi selle leida enda ridadesse ambitsioonikaid ning innukaid praktikante. Läbi meie keskkonna muutub õpilastel praktikakohtade leidmine lihtsamaks ning neil on võimalus näha praktikakuulutusi ühest kohast. Meie tuleviku eesmärgiks on koguda populaarsust õpilaste ning nii suur kui ka väike ettevõtete seas üle kogu Eesti. Nii, meie missioon on see, et iga ettevõte, kes otsib praktikante, leiab nad endale ühest veebikeskkonnast võimalikult kiirelt ja mugavalt. Nii et samuti, et iga õpilane praktikaotsingul leiab endale praktikakoha kiirelt ning mugavalt, samuti läbi ühe veebikeskkonna. Ja meie visioon on see, et meie loodud keskkond on kõige populaarsem platvorm nii ettevõtete kui ka õpilaste seas praktikantide leidmisel ning praktikakoha otsimisel. Ja et meiega on liitunud igast valdkonnast nii väike kui ka suurettevõtteid ning samuti ka õpilasi kõikvõimalikest koolidest üle Eesti. Esimese tegevusaasta lõpuks on meie platvormiga liitunud vähemalt 200 ettevõtet ning vähemalt 1000 praktikanti on leidnud tänu meie keskkonnale ka praktikakoha. Pikaajaliseks eesmärgiks on alates 4. tegutsemisaastast teenida vähemalt 700 000 eurot puhaskasumit igal aastal. Kes on meie kliendid? Meie klientideks on nii ettevõtted kui ka tudengid, kuid raha hakkame teenima just ettevõtete pealt. Nimelt iga kuulutus, mida ettevõtted soovivad meie keskkonda üles laadida, läheb maksma ligikaudu 50 eurot kuus. Viisime läbi ka turu-uuringu ning saime teada, et ettevõtted on valmis maksma ambitsioonikate praktikantide eest, kes on tahet täis karjääri tegema ning võimalusel ka peale praktika lõppemist nende ettevõtetes ka jätkama. Tudengite jaoks oleks keskkond tasuta ning sellest tulenevalt me ka näeme, et antud keskkond võiks saada tohutult populaarseks just tudengite seas. Nii, kas on kuulda mind nüüd? Jaa.
Kokkuvõtteks siis nii palju, et meie idee põhieesmärgiks on lihtsustada nii õpilaste kui ka ettevõtete elu, pakkudes neile platvormi, kust on võimalik leida nii praktikakohti kui ka praktikante ühest kohast. Esmane tulevikupilt meie ettevõttest oleks suur populaarsus mõlema segmendi seas. Vajadus praktikantide ning praktikakohtade järele tõuseb pidevalt ning hetkel ei ole ühtegi platvormi konkreetselt, mis seda kõike kokku viiks. Ja see olekski meie kõige suurem eelis konkurentide ees. Ja tere, et mina olen siis Rando. Mina olen Andreas. Ja mina olen Charlene. Ja meie ettevõtte nimeks on siis Disc Tracker. Ehk siis me aitame siis inimestel siis discgolfi ketted üles leida. Nii, paari sõnaga ka, siis mis discgolf on. Kindlasti on juba päris paljud inimesed juba mänginud seda. Kui ei ole, siis kindlasti on ka teadlik, et mis see on. Võib-olla oleme näinud korra, et discgolf on siis sarnane nagu golfile, aga selleks kasutatakse siis plastikust kettaid. Ja siis eesmärk on siis saada siis korvi, mis on siis kettidega võimalikult väheste visete arvuga. Ja siis võitja ongi see siis, kes kogu raja siis kõige vähemate arvudega visetega siis nad ära teeb. Kindlasti viimastel aastatel on discgolf väga populaarselt Eestis eelkõige arenenud. 9000 mängijat on juba registreerinud ennast eks tähendab seda, et nad on juba võistlustel juba käinud ja siis märgistanud enda tulemusi siis konkreetsesse siis nende telefoni äppi. Ja harrastajaid, kes siis niisama ajaviiteks vahel käivad mängimas, on siis ligi 20 000. Need discgolfi võibki pidada selliseks uueks tervisespordiks Eestis ja on kindlasti väga tugev konkurents siis praegustele populaarsetele aladele, milleks on siis jalgpall ja iluülemine. Peamine probleem, siis, millega siis discgolfi mängijad silmitsi seisavad, on siis ketta kadumine. Ehk siis ketas kaotatakse siis viske ajal ära ja siis vahel seda isegi ei võida üles leida. Ja meie missiooniks siis ongi hoida siis mängijate aega, viia siis nende aja ja rahakulu siis kokku. Ja nüüd ma annan sõna meie tootmisjuhile Andreasele, siis, kes räägib tootest lähemalt. Hei, mina olen Andreas ja üks minu hobidest on discgolf. Nüüdseks olen juba aasta aega või iga pühapäev seda mängimas käinud, kuid vahel ei lähe kõik plaanipäraselt. Mõni vise läheb rohkem metsa kui teine, mille tagajärjeks on tihti discgolfi ketaste kadumine. Tavaliselt kulub mul 10–30 minutit selle otsimiseks ning on kordi, kus ma ei leiagi oma ketast enam üles. Selline olukord tekitab minust palju frustratsiooni, sest kulutan mõttetult aega ja raha. Ja seal tekkiski mul lahendus, Disc Tracker. Toodame universaalseid kiibikinnitusi, mida on lihtne kettale paigaldada. Kiipe saab ketaste vahel kiirelt vahetada, kiibi raadius on 30 meetrit ning see on vahetatav patareiga. Ketta leidmiseks tuleb lihtsalt avada trackeri äpp ning positsioneerida ketta asukoht hääle abil. Disc Tracker, ära enam kunagi kaota oma ketast. Niisiis, mina tutvustan teile meie turunduse poolt. Turu-uuringu läbiviimisel ja tulemuste analüüsimisel määratlesime oma sihtsegmendi ja edasise strateegia. Ja siin on näha siis meie sihtgrupi iseloomustus, et need inimesed on pidevad discgolfi harrastajad, käies tavapäraselt 2–3 korda nädalas mängimas. Peamine vanuserühm on 20–30 aastased ja kas siis hõivatud töö või kooliga. Peamised radadeelistused puuduvad, et meeleldi mängitakse igas paigas, et seega siis oleneb see raja valik asukohast, kus inimesed parasjagu viibivad. Ja selgus ka, et 5–10 minutit tavaliselt siis on ajakulu, mis selle ketta otsimise peale läheb. Ja nüüd turunduskanalitest, et eelkõige toimub suhtlus klientidega läbi kodulehe, kuid ka kasutame erinevaid sotsiaalmeedia platvorme. Et inimesteni jõudmine toimuks veelgi sujuvamalt, siis on plaan ka korraldada erinevaid toote loosimisi. Spordivõistlused on hea võimalus, kus uute potentsiaalsete klientidega kohtuda ja toodet tutvustada. Siis nad saavad ise proovida, katsetada ja samuti saame ka meie tagasisidet, et mida me saame siis tulevikus arvesse võtta. Lisatoodetest
nii palju, et see on hea võimalus, kuidas oma toodet reklaamida. Ja logoga riidesemad, näiteks mütsid, kampsunid, T-särgid on siis hea võimalus. Ja läbi selle saab suurendada ka kliendi lojaalsust meie ettevõttele ning uutes samal ajal huvi äratada. Nii, ja see on minu poolt kõik ja nüüd võib Rando sõnajärje üle võtta. Nii, ja siis finantsprognooside poolt ka, et esimesel aastal siis on meil siis plaanis müüa siis 2840 toodet ja siis selle siis nii-öelda müügi tulemusena siis puhas kasum siis on kuskil 35 000. Siis meie nii-öelda visiooniks on ka 5 aasta jooksul müüa siis ligi 10 000 seadet ja siis sealhulgas ka kasutada siis nii-öelda seda rõõmu ka Balti riikide mängida seas nii-öelda laieneda sinnapoole ja samamoodi ka Soome. Siis 5 aasta jooksul, siis kui me oleme umbes 10 000 toodet ära müünud, siis meie eeldatav puhas kasum võib olla 115 000 eurot. Tere! Tehes on meeskond Bad2Go. Tugev 6-liikmeline meeskond, kelle eesmärgiks on, et erinevates sotsiaalmeediakanalites ja hotellides asuvates voldikutes, et turistid meid kiiresti üles leiaksid. Äpi väljatulekut kajastab suurüritus Tallinnas. Meie tulu tuleb ettevõtete reklaamimisest ja klientidele premium-versiooni müümisest. 5 aasta prognoositav kasum on 600 000 eurot. Aitame kaasa sõbralikumale maailmale. Kujutage ette olukorda, kus tulete ühel mõnusal vabaõhufestivalil. Päike paistab, ilm on soe, hea muusika käib ja teie sõbrad on ümberringi. Ühesõnaga, teil on mõnus olla. Ja te teate, et 5 minuti pärast tuleb teie lemmikbänd lavale. Te vaatate enda tühja joogitopsi ja mõtlete. Et 5 minutit on piisav aeg küll, et minna joogitelkide juurde, võtta endale uus jook ja tagasi tulla. Ja seategi enda sammud joogitelkide poole. Aga oi kurja, selline vaatepilt vaatab teile vastu. Paksult rahvast täis ja pikad joogijärjekorrad. Aga kui te juba siia tulite, siis miks mitte jook ära võtta? Ja otsustategi järjekorda minna. Läheb 10 minutit mööda, olete järjekorras natukene liikunud ja vaikselt kuulete, kuidas teie lemmikbänd laval mängib. Läheb juba 20 minutit mööda. Lõpuks jõudsite joogileti juurde ja saate enda joogi ära tellida. Nüüd on kogunisti 35 minutit möödas. Jook on küll käes, sammute tagasi lava juurde, kuid kuulete, kuidas teie lemmikbänd tänab publikut kuulamast ja paneb enda pillid tagasi kotti. Et sellist olukorda vältida, pakume teile
Drinkest. Tervist, ma olen Gabriel. Ma olen Karoliina. Ja mina olen Karina. Ja meie oleme Drinkest. Pakume siis lahenduseks on baarilett, kus asutsevad isetäituvad õllekraanid ning kokteilimasinad. Isetäituvad õllekraanid kõlab natuke kahtlaselt, aga järgmisel slaidil me näitame ära, mis see tähendab. Ning siis me pakume lühemaid järjekordi ning kiiremat teenindust, et kõik saaksid nautida enda festivali täiel rinnal. See on siis tutvustav video nendest õllealustest, mille me tahame hakata pakkuma, mille me õlut tahame hakata pakkuma. Siin on nagu väiksem versioon, mis on 4, aga siis näitab väga hästi ära, et ta keskmiselt täidab topsi 5 sekundiga. Ehk me saaksime väga palju rohkem inimesi korraga teenindada. Ning kõik saaksid minna tagasi festivali nautima, et keegi peaks järjekorras passima. Ning meie turundusuuring näitas ka seda, et kuni 60% vastanutest on lahkunud, on jätud joogi ostmata, sellepärast järjekord on liiga pikk olnud. Teine on siis kokteilimasinad. On niisugune väga huvitav toode, mille me leidsime, mis suudab valmistada ühe kokteili 10–15 sekundiga. Ning masinas endas on nagu sisse registreeritud üle 100 erineva kokteili retsepti, mida iga inimene saab vastavalt soovile ka muuta. Ehk kui minu lemmikud kokteili ei ole selles masinas, siis ma saan läbi äpi rakenduse seda ise muuta ning ise lisada, ise panna kokku kokteili ning masin teeb selle valmis. Meie suuremad konkurendid, me tooksime välja, ongi Saku ja A. Le Coq ja teised mingid käsitööalla pakkujad ning lisaks siis kokteilibaarid, näiteks mingi Absolut ja Jägermeister ja nii edasi, kes siis suurüritustel enamasti oma telkidega kohal on. Ja meie nagu eelis nende ees siis olekski see, et me suudame pakkuda kiiremat teenindust ning lisaks siis suuremat valikut nagu ühest kohast. Ja kiiremalt me siis olemegi tänu sellele automatiseeritud süsteemile ning samuti on ka mugavam võib-olla maksta, kuna meil sularaha võimalust ei tule, siis ongi võimalus maksta kaardiga, viipemakse, mobiilimakse läbi äppi, mis iganes. Et kogu see asi lihtsalt käiks võimalikult kiiresti ja mugavalt. Ja tänane olukord siis ongi selline, et meie algne plaan oli minna siis välismaale nendele tootjatele külla, vaatama, kuidas need masinad töötavad ja kuidas see kõik käib. Hetkel muidugi see plaan jäi katki, aga esimesel võimalusel lendaksime siiski välja ja läheks vaataks need masinad üle. Teine variant on muidugi neti teel üritada soti saada ja teha see tutvustus läbi, aga eelistaksime siiski koha peale minna. Ja turundusplaan on meil tehtud väga ambitsioonikas. Meil on plaanis telereklaami kasutada ning panna suured reklaamplakatid siis suurematesse linnadesse ja palju muud ka. Ja motivatsioon on muidugi laes. Nii, et peamiseks tuluallikaks ongi siis festivalide üritustel, kus me enda baariteenindust osutame, kõik need erinevad kokteilid ja õlled. Ega tulevikus on plaan enda neid masinaid hakata välja rentima. Esimese tegevusaasta prognoositav puhas kasum on siis 185 000 eurot. Et enda idee käima lükata, läheb meil vaja ligikaudu 35 000 eurot. Mille eest me saame siis endale mõlemad masinad välismaalt soetada ja ka enda ambitsioonika ja ka ülivinge turundusplaani läbi viia. Me olime Drinkest, et siin on väike illustratiiv ka, kuidas me soovime enda baariteenindust pakkuda inimestele ja aitäh, ootame teie küsimusi. Kus siis probleem tuli? Et puudus tuli mängurakendusest, mis oleks meelelahutuslik, aga ka ettevõtlust õpetav. Meie idee tekkis pärast seda, kui olime palju kuulnud igast häid kogemusi 3. aasta tudengitelt, kes rääkisid kursusest nimega Dynamo, mis on siis ärisimulatsioon, aga see on ka vägagi põnev ja huvitav. Me mõistsime, et selliseid simulatsioone ei leidu just palju. Turul leiab laadseid mänge, kus on rõhku pandud väga palju meelelahutusele, aga mitte piisavalt sellele õpetlikkusele poolele. Lisaks meelelahutusele arendaks ka strateegilist mõtlemist ja jätaks kaasa ka enesearengule. Lahenduseks pakume välja ärisimulatsiooni, kus inimene saab arendada virtuaalset firmat enda meeldivuse järgi.
seda tehakse siis nimelt läbi tootmise ja müügi, mis on nii huvitav kui ka õpetlik. Meie simulatsioon sisaldab statistikat, mille põhjal tuleks otsuseid teha. Need muutuvad pidevalt ning on personaalsed igale mängijale. See tähendab seda, et ükski inimene ei mängi täpselt samamoodi, vaid rajab oma enda teekonna. Kõige kaasahaaravamaks aspektiks meie simulatsiooni puhul on visuaalne areng. Ärimaailmas edasi liikumine tähendab seda, et sa saad arendada enda kontorit enda meeldivuse järgi. Lisaks sellele saab mängija vastavalt saavutustele üles liikuda ka linna vaatepildis, alustades tavakontorist, lõpetades suures pilvelõhkujas. Tuues siis need elemendid kokku, tutvustame teile King of Business äri simulatsiooni rakendust. Mängijana sa oled ettevõtte tegevjuht, kelle ees on info firma finantsseisust, animatsioonina tema ärijoone ja lahtrid, kuhu ta sisestab iga kuu enda otsused, mis mõjutavad tema firma arengut. Räägi siis selle matemaatikast, mis selle mängu taga peitub. Mängija vastutab enda tarneahela tootlikkuse üle. Tooteahel koostab 4 faasist. Produktsiooni laskmine, materjalide tellimine varustajatelt, toote valmistamine ja seejärel toote ladustamine. Iga faasi läbimiseks kulub 1 kuu, mis tähendab, et kui sa alustad näiteks 20 toote produktsiooniga, siis 3 kuu pärast jõuavad need 20 toodet lattu ja on nüüd klientile tarnimiseks valmis. Nõudlus sinu tooterele koosneb uutest tellimustest ja tellimustest, mis on jäänud täitmata vähese laoseisu tõttu. Uute tellimuste lisandumine sõltub toote hinnast ja selle varieerumisest hetkel olevast turuhinnast. Mängija saab iga kuu osa enda eelarvest suunata ka turundusele ja tootearendusele, mis tõstavad uute tellimuste arvu ning aitab toote valmistamisel kulusid langetada ja tulusid kasvatada. Lisaks on mängu sisse kodeeritud ettearvamatud stsenaariumid, mis mõjutavad majandust ja omakorda kliendi äri. Kui palju tellimusi suudab mängija iga kuu täita, sõltub laoseisust, mis võib tekitada mängija lahvatluse kasvatada laoseisu võimalikult kõrgeks, arvates, et siis ei teki olukorda, kus tellimused on jäänud täitmata ja nemad kasumita. See on tõenäoliselt üks esimesi strateegiaid, mida mängijad katsetavad. Sealt aga nad saavad enda esimesed viitsad kätte, kuna iga tooteühiku ladustamisega kaasneb igakuine kulu. Ja andes kohe liigselt tooteid produktsiooni, tõusevad ettevõtte kulud äkitselt üle pea ja sinu ees seisab pankrot. Viimased tegurid, mis mõjutavad sinu äri edukust, on tootearendus ja kollektiiv. Tootearenduse puhul on vaja teha perioodilisi investeeringuid, et mängijal avaneks võimalus tõsta enda toote hinda turuhinnast kõrgemaks ilma, et nõudlus langeks. Kollektiivi puhul on võimalus tõsta ja langetada töötajate palka, mis mõjutab indiviidi tootlikkust ühikutes. Valikuna on võimalus ka palgata uusi töötajaid, mis tähendab, et tootlikkus jällegi kasvab. Mängija läheb endale otsustada, kas ta tõstab indiviidi palka või võtab töötajaid juurde. Kui aga ettevõtte finantsseis on hakanud langema, siis on võimalik ka vallandada töötajaid. Nagu näha, siis mängus on palju sõltuvaid ja sõltumatuid tegurid, mis soosib mängijatel enda strateegiate väljamõtlemist. Mida rohkem mängijad katsetavad erinevaid mängustiile, seda rohkem veedavad nad aega ka meie rakenduses. Meile tähendab suuremat reklaami ja freemium teenuste tulu. Kuidas siis näeb välja meie turundusplaan? Et me keskendume online kommuunide loomisele. Me teeme mängusiseseid kampaaniaid, premeerime referral süsteemi kaudu, ehk siis premeerime nii kutsujad kui ka tulijad. Uut mängijat hoiame aktiivsena tehes piiratud aega promotsiooni ehk perioodiline boonus, näiteks et algkapitali on alguses rohkem. Samuti premeerime aktiivseid kasutajaid ning inimesi, kes jätavad siis meile App Store'is või Google Play's review'se. Meie ennustus ehk talutav tulemus on, et sissetulijate mängijate arv, kes on tulnud läbi siis referral süsteemi, on 0,25 inimest nädalas ehk 1 inimene kuus, aga hea tulemus oleks ikkagi 1 inimene nädalas. Järgmisena räägib teile finantsprognoosist lähemalt Karl-Erik. Et nüüd, kui me finantsprognoosi ära tegime, siis me saime sellised arvud kätte, et kui ta nüüd meil 2020 aasta detsembris kõiki plaanide kohaselt välja tuleb, siis me tahaks esimese kuuga saada kohe 2000 inimest, kes selle mängu alla tõmbaks. Ning aasta 2021 lõpuks võiks siis olla kokku 100 000 aktiivset kasutajat meil. Turunduse peale plaanisime me panna esimene kuu 100 eurot ning siis järgmisel aastal kokku 2560 eurot. Ja kuna mäng ise on siis freemium, ehk siis mängu hind on 0, siis kogu sissetulek tuleks meile reklaamist
või siis võimalusest reklaame maha osta, mis maksab siis 1 euro inimese kohta. Ja kokku me arvestasime, et esimese kuuga meil tuleb 113 eurot selle pealt raha ning järgmise aastaga tuleb meil 28 000 eurot. Et kõik seda valmis teha meil otseselt töötajat vaja ei ole, vaid oleks vaja ainult ühte inimest, kes teeks reklaamvideo ning me otsiks kellegi siis freelanceri, kellel me maksaks umbes 250 eurot selle eest, et ta meile video valmis teeks. Ning kui kõik läheb nagu plaanitud, siis 2020 aasta lõpuks oleksime me küll 200 euroga miinuses, kuid 2021 aasta lõpuks oleks meil kokku 25 000 eurot siis kasum. Ja nüüd, kui ma räägin natuke rahastuse poole pealt, siis vaja oleks meil umbes 2000 eurot, et katta kõik ootamatud kulud, et maksta siis esimese kuu reklaami eest ning et maksta ka reklaamide tegijale palka selle video eest. See on minu poolt kõik. Tere õhtust kõigile. Mina olen Oskar Kohan. Minu nimi Juhan Martin Astudnev. Ma olen Kristjan Joosova. Ning meie oleme Tünnirent. Meie meeskond koosneb siis 5 pealehakkajast EBS-i tudengist. Mina Oskar olen siis müügijuht, Genet on tootejuht, Karl on meie tegevjuht, Jan Martin on siis finantsjuht ja Kristjan Joosova on turundusjuht. Teambildil on siis toimumas sünnipäev ning mõnus ajaviitmine koos oma lähedastega. Kõik vajalik on neil olemas, et nautida ühte head koosviibimist, kuid siis tärkab ühel neiul idee. Mõtle, kui mõnus oleks, kui saaks praegu siin sauna või tünnisauna ka veel minna. Ning ta hakkas mõtisklema, et miks peaksime meie üldse sauna minema, miks ei võiks saun meie juurde tulla. Ning selleks olemegi meie Tünnirent. Tünnirent pakub sündmuste tähistajatele sauna ning kümlustunni elamust, mis võimaldab inimestel üritusi sisustada meeldejäävalt ning elamuste rohkelt. Meie sihtturguks on otseselt siis eramajaga pered, kellel on siis oleks koht panna rendikäärusi ja eraettevõtted, kui näiteks töökaaslastega tahavad head aega veeta või siis tööüritusi. Aga on ka võimalus kõikidel, kes saavad lubada ja kellel on koht, kus hoida saunatünni. Ka nendel on võimalus siis rentida. Kuidas me siis turundame? Me turundame läbi sotsiaalmeedia ja läbi erinevate müügikanalite, nagu siis Börs, Sokidoki ja Facebook, Instagram. Vajadusel me lähme ka tänavatel ise flyreid jagama, kui see viiruse oht on möödas. Meie eelis on see, et meil on 100% tünn puidust. Inimestele meeldib puit palju rohkem kui plastik ja teistel konkurentidel on plastikut palju, me oleme märganud. Meil on ka hästi suur tünn, kus mahub hästi palju inimesi sisse. Meil on taskukohase hinnaga tünnirent ja palju atraktiivsem kui teiste omad ja me pakume ka kattevarju halva ilma puhul. Meie ettevõtte eesmärgid, slaid edasi. Meie kümlustunni hind esialgu sellel aastal on 50 eurot 24 tundi ning meie prognoos on siis esimesel aastal kokku üle 100 tünni renditeenuse kasutust. Kasum eesmärk esimese aastaga 4500 eurot. 2022 aasta lõpuks on meie eesmärk üle 255 nii tünnisauna kui ka siis ratastel saunateenuse kasutust. Kasum eesmärk circa 57 000 eurot. Meie tootearendus, kuidas ja millal me kavatseme toodet arendada edasi? Praeguse seisuga on meil siis olemas üks tünnisaun, mis on kasutuskõlblik ning valmis välja rentimiseks. Me alustame tööd sellega. Järgnevatel aastatel on plaanis võtta kasutusse 1-3 uut sauna. Näiteks me plaanime lisada saunale ka Haagis sauna, mis on siis olemasoleval slaidil näha, ning lisateenustena plaanime juurde pakkuda ka küttepuid, saunalinasid, mütse ja nii edasi. Me ei välistaks ka igasuguseid lisavidinaid, mida saab teenustele juurde lisada, nagu näiteks LED-tuled, miks mitte ka
nii-öelda mullitaja istmete alla ja mida ka enne mainiti, siis telk. Kokkuvõtteks me näeme, et inimesed tahavad täna veeta aega sõpradega mõnusalt ja meie tünnisauna teenus on selleks täna absoluutselt ideaalne. Poiss, mis sa teed seal? Tünnirent.ee juba siin. Lähme sauna. Täna kuulamast, meie olime Tünnirent. Et meil taag on veel kusagil interneti avarustes, aga taag on eksinud. Aga hakkame siis altpoolt nagu ülespoole, et ütleme, et valida oli värvikalt ja ma ütleks, et minu kogemused põhjal nagu seniste aastate nagu parim siuke selektsioon. Ma ei ole küll väga kaua olnud žüriis, aga huvitavaid ja erinevate tugevustega. Nii, ja 3. koha sai S-Cube. Et palju õnne. Et mis meile meeldis, oli see, et oli huvitav toode, hea bränding, siuke, ütleme see toote nii-öelda uudsus ja siis tiimi nagu valmisolek, et me nägime, et tiim on nagu väga hea, kes suudab selle ideega ellu viia. Et probleem oli selge ja arusaadav, turg on suur ja ka presentatsioon oli väga hea. Nii et palju õnne. Jah. Ja teise koha, see oli väga võrdsete punktidega. Et teine koht läheb Pela OÜ, ehk siis King of Businessi mängutarkvara, et meeldis väga see, et nagu on väga tõsise teema on üles võetud ja taustast saime aru, et sellega on juba tegeletud pikalt ja süviti ja vajab küll veel tuunimist, aga õige huvitav asi. Võib-olla veel nagu natukene selle dünamo kohta ka, et need algoritmid ja see dünamo, kes meil on nagu siin kooliga oleme, ma arvan 10+ aastat seda teinud ja ma kujutan ette, et kui selle vastu on huvi, et kuidas see algoritm töötab, et tõenäoliselt on võimalik seal kokku saab veel kiiremini kategooriasse oleks rohkem win-win. Et palju õnne ja jälgiks väga huviga seda nüüd. Aitäh. Võitja on Skennit. Skenniti valisime, kuna näeme, et töö käib. Esiteks näeme, et töö käib, tiim on koos ja arendus käib ja toode on valmis launchimiseks varsti, mis on väga oluline. Teiseks on see, et on tavalisi äppe olemas nagu, ütleme, kauba skännimise äppe, nagu see veini skännimise äpp, viski skännimise äpp, mis on natuke teine market, aga see näitab, et inimesed on valmis tegema midagi taolist. Ja kolmandaks see, et võib-olla see, et see on nagu natuke lokaalne market, võib teie kasuks tulla, et ei ole juba olemas mingit osa uut äppi, kes siis nagu kogu turu üle võtab. Nii et tuus ja tore näha ja tahaks näha, mis saab, kui te välja panete selle asja. Võib-olla kommentaariks oma poolt veel kõigile on see, et mõelge suuremalt, nagu Läti, Leedu ei ole järgmised turud peale Eestit, aga Eesti ei ole nagu mingisugune, ei pea olema nagu esimene turg, et võib-olla väga esimesed kasutajad nägi näha, aga see ei pea olema nagu see ambitsioon. Eriti kui sa oled noor ja koolis ja mis iganes, sul ei ole midagi kaotada, nagu tuleb pushida nii retsik kui saad, sest et see on nagu kõige parem aeg seda teha. Jah, mõelge patikumist täle poole. Nüüd vist minu hääl hakkas ka kostma, et ma tahaks ka õnnitleda kõiki ja juba kirjutasin, et võitja puhul tahaks olla testklient, kuigi ma leian, et nad peavad otsima mingit sünergiat nende kaubanduskettidega, sest ega hea meelega kasutaks seda sama skännerit, millega Selverid varustab. Õnnejavastus on liiga suur, mul kass ehmatas niimoodi ära, et tal on nüüd trauma selle pärast vist.
nii, ja nüüd teeme niimoodi, et paneme kõik oma mikrofonid sisse ja teeme neile suure aplausi. Nii, no palju õnne minu poolt ka ja mul on veel teile üks palve. Teeme žüriile ka suure aplausi. Aitäh, žürii! Sellega on täna üritus lõppenud ja aitäh teile kõigile ja head õhtut! Head aega! Nägemist! Head aega!